Bakas ongi siis 2000 eurot, magistris 3 ja doktorantuuris on 5. Mulle öeldi, et kui nad saavad stipi, nad annavad 10% mulle. Ja hea päev siis on selle, saab nii ilusalt olla, saab süüa ja saab ka konto peale kohe raha tähistama. Tere, kallid tudengid! Tere tulemast kuulama Julius Stipika podcasti. Räägime siin tudengielust, erinevatest võimalustest, mida sulle ülikool pakub, kui ka kõigest muust. Kui sul aga tekib vahepeal ideid, mida me võiksime siin podcastis rääkida, siis võta julgelt ühendust meie Julius Stipika sotsiaalmeedia kaudu. Praeguseks aga head kuulamist. Tere, kallis kuulaja! Oledki jõudnud siia Julius Stipika uue podcasti osa juurde ja seekord ma pikka sissejuhatust ei tee, ehk siis on alanud aeg, kus igal tudengil on võimalik kandideerida Arengufondi stipendiumitele. Aga kuna kandidaatide arv on juba aastatega mitmekordselt tõusnud, palju rohkem konkurentsi, siis mõtlesin, et miks mitte siis kutsuda meile 2 külalist. Üks on siis Elinor Toominga, kes on Arengufondi keskuse juhataja ja samuti ka siis Eliise Tulemäe, kes on saanud meil mitmeid kordi siin stipendiumit. Ehk siis saate täna kuulata, mis on need nipid ja trikid, kuidas tõenäosus tõsta, et saaksite selle Arengufondi stipendiumi. Nii et tere Elinor ja tere Eliise! Tere! Tervist! Aga lähme kohe asja juurde. Ehk siis Elinor, mis asi on Arengufondi stipendium? Arengufond on siis Tehnikaülikooli kõrval asub osakond on ju ja stipendiumeid panevad seal välja eraisikud, ettevõtted ja kõikidel TalTechi tudengitel, kes täiskoormusel õpivad, on võimalik nendele stippidele kandideerida. Nii et ikka päris iga tudeng ei saa seda stipendiumit. Need, kes akadeemilisel on, need ei saa, aga need, kes õpivad, on välisõppel, näiteks on ju vahetusõpilasena, üliõpilasena, siis nemad ikkagi saavad, sest nad on ikkagi meie ju nimistus. Aga nüüd lähme kohe summade juurde, nii et äkki saaksite ka jagada, et mis summadest me räägime, et ma olen tavatudeng, tahan kandideerida, mis on see summa, mis mul on võimalus saada? Mina olen saanud 750 euroseid stipendiumeid ja siis ka 2000 euroseid stipendiumeid, et bakalaureuse õppes üldiselt siuksed summad on magistris ja doktoriõppes on juba ka suurematest summadest juttu. Ja sellised baasmäärad ongi, me oleme pannud Arengufondis, et oleks nagu ühtlane on ju, et bakas ongi siis 2000 eurot ühekordse maksena, magistris 3 ja doktorantuuris on 5, et oleks ikka motiveeriv minna ka ja doktorisse. Aga kui kiirelt ma selle raha enda konto peale saan siis? Põhimõtteliselt, kui on see stipendiumi aktuse päev, on ju, ja et ikkagi pidulik üleandmine. Ja siis tuleb kohe Swedbanka või mis iganes panga notification ja et summa on üle kantud. Eriti hea päev siis on selle, saab nii ilusalt olla, saab süüa ja saab ka konto peale kohe raha tähistama. Aga võib-olla ma uurin ka Eliise su käest kohe, et sina oled seda summat saanud mitmeid kordi. Mida siis selle summa eest teinud oled? Mina olen suhteliselt suure osa tallele pannud, sest et mul on suhteliselt pikka aega olnud ikkagist välismaa mõtted ja selle mõttega, et ennast tulevikus harida, olen ma siis raha nagu kogunud natukene. Aga eks ta on aidanud ka elamiskulusid katta ja kõike sellist tegemist. Sa vist mingid toetusstipendiumeid või selliseid asju ei saa ülikoolilt oli? Jah, no tulemusstipendiumit olen saanud, aga jah, mingeid siukseid toetusmuid asju küll mitte. Nii et on olnud kasulik. Seda kohe kindlasti. Aga nüüd, kui me summadest oleme rääginud, nüüd on äkki motivatsioon inimestel juba kandideerida, siis tahakski aru saada, kuidas siis mina tudengina kuidas on mu võimalused, et ma saan üldse seda stipendiumit, mida ma pean tegema? Äkki Elinor saab alustada? No esmalt tuleb kandideerida. Sest ega see, kes ei kandideeri, tema ei saa ka. See on nagu see esimene tikk, et selle peaks ära tegema. Ja kuna meil neid stipendiumi partnereid on päris hulk juba tekkinud, mis on ainult ju positiivne, sest siiski kõikidele tudengitele meil stippe ei oleks, või praegu ei ole. Aga siis tulebki valida Arengufondi veebist need sinu profiilile sobivad stipendiumid, millele sa saaksid kandideerida. Ja kuni 3 stipile saab kandideerida ja tulebki hakata siis statuudist vaatama, mis dokumenti tuleb kokku panna. Ja mis need klassikalised dokumendid on? Põhimõtteliselt pea igal stipendiumil nad ühesõnaga nõuavad CV-d kindlasti, siis on õpingutulemuste väljavõtte, enamasti on ka motivatsioonikiri ja üks vist on veel puudu
esseed on vahepeal, eks ju? Ja mõnedel on essee, temaatiline essee on ju ja siis on vahest soovituskiri ka on ju. Jah, just, vot see jäigi puudu. 2 asja jäid kohe nagu kõlama, et üks asi on CV, esiteks selle ma saan ise tehtud, motivatsioonikirja ma saan ise ka tehtud, aga see õpingu tulemust ma mäletan ise enda ajast, seda ma pean kuskilt mujalt saama, seda ma niisama ei saa, eks viimasele päevale ei ole mõtet vist seda jätta. Üldiselt ei ole, jah. Et pigem ikka, selle võib ju, see on väga lihtne, lihtsalt üks meil ja sulle kohe saadetakse, et õppekonsultandid on need, kelle käest vähemalt mina olen küsinud ja nemad kenasti aitavad selle kätte saada. Et aga jah, see on väga lihtne, et see tuleb pigem varem ära teha. Ei ole mõtet seda viimasele hetkele ette. Jah, aga tegelikult ei olegi ju nii palju asju, et kui ette valmistada, see on sarnane asi nagu tööle kandideerida, CV, motivatsioonikiri, ma valin ettevõtte, kuhu ma tahan saada, et võib-olla räägiksime, et kui ka tööle kandideerimise juures on nagu mingid trikid ja nipid, mis on aidanud, siis võib-olla Eliise, sa saad jagada ka omad mõtteid, mis on aidanud sulle, sest ma kuulsin, et sa esimene kord ei saanud, aga järgnevad korrad oled saanud, ehk siis mida sa muutsid või mis seal juhtus, et nüüd järsku summad on hakanud sinu poole tulema? Eks see on ka see, et ülikooli aastad on päris tegusad olnud ja minu jaoks on alati see stipendiumile kandideerimine selline väike tagasivaade eelmisele semestrile. Ehk ma võtangi enda jaoks kokku, mis ma eelmisel semestril tegin ja siis kirjutan sellest ka oma motivatsioonikirja ja natukene nagu avan seda tausta, et kes mina olen ja mida ma olen teinud. Ehk siis jah, ilmselt see, et ma olen ülikooli ajal olnud tegus ja seda siis ka ettevõtted ja siis stipendiumi komisjon on vastavalt märganud. Aga mida ma olen hakanud rohkem tegema nüüd, kus ma olen ka selline natuke kogenum tudeng juba, huvitun ka sellisest ettevõtlusmaastikust ja natuke uurin rohkem nende ettevõtete kohta. Ja hästi äge oli minu ühesõnaga tantsin Kuljuses ja siis tantsurühma kaaslane rääkis mingi kuskilt kontsertit tagasi tulles bussis, kuidas ta luges siis ühe Eesti suurettevõtte sellist majandusaasta aruannet. Ja nii tore oli seda kuulda, ma teadsin, et ta on kandideerinud ja nii äge oli, et ta päriselt sai ka selle stipendiumi lõpuks. Et see oli selline suhteliselt, kuhu ikka konkurentsi on väga palju. Ja et majandusaasta aruanne on näiteks inforegistrist väga lihtsalt kättesaadav, aitab sellest ettevõttest aru saada, skoobist, mis mahtudega nemad tegelevad. Ja samamoodi, kui ma näiteks Libanoolis tippi sain, siis seal pidigi erialastele küsimustele vastama, ma lugesin igasuguseid, Invest in Estonia, mis iganes tööstusest ajakirja mingeid artikleid, et natuke rohkem tutvuda selle ettevõttega ja siiralt huvituda sellest, mida nad teevad. Ja ka seda huvi siis oma motivatsioonikirjas, essees, mis iganes nagu seal siis ühesõnaga välja näidata. Ma lisaksin, et väga hea välja toodud see majandusaasta aruannete lugemine ja kõik need ettevõtted, kes seal nimekirjas on, me Arengufondi tiimiga oleme ju tegelikult kõikide nende kontaktisikutega või tegevjuhtidega, juhtkonna liikmetega maha istunud ja nagu kuulanud, et päriselt, et mida nad siis tudengist ootavad. Ja kõige rohkem nad ütlevad ka, et motivatsioonikiri ei ole siis ju oma eluloo või CV ümber kirjutamine, et selle jaoks on CV. Et motivatsioonikiri ikkagi on see, et kuidas sa suhestud selle ettevõttega ja kuidas sa suudad ennast sinna sisse kirjutada. Ja see, et sa saad neid infokilde siis nende veebist, majandusaasta aruandest, see on nagu superäge. Ja need ettevõtted, kes ütlevad, ja need tudengid, kes saavad stipendiumi, nad tõesti nagu on vaadanud ettevõtte sisse ja mõtlevad nagu mina tudengina täna oma tänaste teadmistega ja võib-olla oma lõputöö teemaga, nagu kuidas ma saaksin sinna ettevõttesse nagu panustada või sellesse valdkonda, isegi nad ütlevad, et see ei pea olema nagu meie ettevõte, aga lihtsalt selle valdkonna tipptegijana näiteks 5 aasta pärast, kus ma tahaksin olla. Ja see, et kuidas see stipendium mind aitab. Et seda võiks ka tegelikult siis motivatsioonikirjas välja tuua, et mida ma selle summaga teeksin. Ja sinna ma arvan, võib täiesti nagu ka ausalt vastata, et jah, üks noor päris ta vist mottkirja ei kirjutanud, aga seal Stipi aktusel me küsisime, et mis ta selle Stipi rahaga teeb ja siis noormees ütles, et ma lähen ostan kihlasõrmuse. Wow. Aga võib-olla ta oleks 3 aastat säästnud selle, et on, mis see on ka ju varaklass. Jaa, see on investeering. Absoluutselt. Okei, aga nagu mulle meeldis ka see mõte, et sa
peabki olema nagu teadlik, mis ettevõttes sa raha soovid saada, et neil on ka siis kindlasti parem, huvitavam, aga see kindlasti võtab ka rohkem aega, kui ma tahan igasse ettevõttesse sisse, kuhu ma tahan kandideerida. Et kas sina oled enamasti kandideerinud 3 või sa oledki valinud 1 ja pannud oma ressurssi sinna või mis on sinu soovitused selles osas? Kuna ma olen loomult üsna uudishimulik, siis ma olen ikka 3 ettevõtet tavaliselt välja valinud ja siis nendega tegelenud. Et see on tegelikult ka lihtsalt enda silmaringi arendamiseks väga huvitav. Et nagu teada, mis ettevõtteid Eestis on ja millega nad tegelevad. Et selles suhtes jah. Üks siuke asi veel. LinkedIni tasub ka vaadata. Seal üldiselt nagu kajastatakse päevakohaseid uudiseid ka ja mida ettevõte on viimasel ajal teinud. Et selles suhtes see on ka väga hea platvorm, kus tasub nagu natukene ringi scrollida või midagi sellist. Ma ise soovitan ka kindlasti, ma ei ole küll Arengufondi stipendiumi saanud, aga tööotsingute või kuidas ma leian neid paralleele, siis alati on hea vaadata ka ettevõtte kodulehele, mis on nende missioon, visioon ja väärtused ja ka sellele leida, et kas sinu väärtused või sinu missioon tulevikus või tööotsijana või nagu, kas need on üldse samasugused, sest see on ka koht väga kerge, kus sa võin paralleele leida. Et mul on minu meelest väga palju häid soovitusi ja trikke ja nippe, kuidas leida enda jaoks nagu seda lisainspiratsiooni, kuidas enda esseed või motivatsioonikirja siis huvitavamaks ja silmapaistvamaks teha. Aga võib-olla ka Elinor saab jagada, millised on sellised klassikalised vead või asjad, millele tudengid ei pane või ei pööra tähelepanu? No esmalt tegelikult ongi see, et copy-paste itakse sama mottkiri kõikidele nendele 3 ettevõttele. Me ikkagi nagu oma tiimis ka vaatame pisteliselt kõiki neid dokumente ja mõnikord kirjutamegi kandidaadile, et ole hea, vähemalt vaheta ettevõtte nimi ära, nagu kuhu sa kandideerid, sest mõnikord ka ettevõte kirjutab meile, et me ei saa seda arvestada, kui on konkurendi juurde nagu kandideerinud ja sinna adresseeritud motivatsioonikiri, et tegelikult tasub olla päris täpne ja tähelepanelik selles, et see on, ma arvan, selline kõige olulisem ja siis kui on ka soovituskirja nõue, siis tasub ka soovituskirja, et see ei tuleks väga üldine, siis on see siis instituudi direktor või programmijuht või keegi, kellele siis soovitakse, et väga hea soovituskiri tuleks, siis võiks panna sellele soovituskirja kirjutajale näiteks rittagi, et millega sa oled viimased pool aastat tegelenud, siis tal on tunduvalt sisukam soovituskiri tuleb sealt ja ega tudengeid on igal erialal ikkagi piisavalt palju, et üks sama programmijuht võib-olla peab, ma ei tea, 7-8 soovituskirja kirjutama ja siis nad tulevad lihtsalt ühehülbalised. Too endast midagi välja, mida ägedat sa oled teinud vabatahtlikuna või siis mõnes õppeaines oled eriti hästi nagu kuidagi esile tundub mingi kodutöö või midagi sellist, et siis on soovituskirja kirjutajal ka tunduvalt elu lihtsam. Ma saan omalt poolt, kuna olen üliõpilasena sammu tegutsenud, olen ka tiimijuht olnud, siis olen ka 2 korda nagu 200 konkurssi pidanud ka enda tiimiliikmetele kirjutama neid ja ütlen ausalt, see võtab aega, kui sa tunned inimest, aga see oli minu moodus vähemalt, kuidas mina märkasin, et üks asi oli see, et ma loomulikult, kui sa pidid 8 inimesele kirjutama, siis ajaressurss oli lihtsalt meeletult suur ja siis nad tulidki natukene üldisemad, kui sa ei antud infot. Teinekord mul anti infot, aga mul anti ka lisamotivatsioon, et mulle öeldi, et kui nad saavad stipi, nad annavad 10% mulle. Usu mind, ma nagu otsisin numbriliselt näited, kuidas nende töö on panustanud üliõpilasesindusse ja 3 inimesest 2 said. Wow. Nad said stipid, mina sain endale väikese lisarahastuse ja tegelikult ma võtsin päriselt selle aja nagu, et kirjutadagi ja näidata ja nii-öelda näidata sellele ettevõttele, et nagu see inimene on seda väärt ja ta on tudengiaktivismi panustanud nagu suurel määral. Et kui te teate neid inimesi, siis motiveerige ka neid. et see on mu enda soovitus. Aga võib-olla ka nagu natuke räägiks ka sellest, et kui ma olen esmakordne siuke kandideerija, mis oleksid teiepoolsed siuke 1-2 soovitust, mida peaks tegema? Vaatad mulle otsa? Vaatan sulle kõigepealt otsa. Esmakordselt ma arvan, et jällegi kandideeri, ära karda, sest näiteid nagu Eliise, et kes esmakordselt võib-olla kohe ei saagi ja neid on küll ja veel. Meil on nendest ettevõtetest, kes täna toetavad, meil on hulk näiteid, kuidas
kandidaadist on saanud praktikant ja tänaseks on kas ettevõtte asutaja ja nüüd on toetaja, meie vilistlane, või siis ongi juhatuse liige väga suures nagu rahvusvahelises korporatsioonis, on ju. Et sellest ühest sinu sammust tudengieas võib tegelikult väga suuresti nagu suur roll olla sinu karjääris. Ja just see pealehakkamine ja julgemine, et me Eesti on nagu väikene ja me justkui nagu tunneksime, ma ei tea, 1 või 2 kontakti kaugusel võib sul olla seal suurettevõtte juht, on ju, aga see tunnustus saada, tunnustatud selle sama juhtkonna liikme poolt, et see on asi, mida uhkusega tulevikus kirjutada endale CV-sse, et sa oled saanud selle stipendiumi konkursiga, kus oligi võib-olla ühele stipile, ma ei tea, 50 kandidaati või 100 kandidaati. Et see on tööandja silmes äärmiselt suur väärtus ja tulevikus, nagu sa enne tõid ka, et kandideerimisel tööle, iga samm, iga kogemus teeb lihtsalt sinu enda tuleviku nagu lihtsamaks ja kõik see võrgustik, mis sinna ümber tuleb, need kontaktid ettevõtetega, et siin ma nagu nii stipendiaatidele kui ka siis nagu shout out ja siis ka siis kandidaatidele, et kasutage ära seda võimalust. Teil on põhimõtteliselt toodud need ettevõtted siia ülikooli ja näidake enda huvi ülesse, sest see lihtsalt loob nii palju võimalusi. See on päris hea. Läksin pikale. Aga väga head mõtted. Ma omalt poolt lisaks võib-olla seda, et noh, esmakursuslasena tundub justkui, et ma ei tea veel midagi, et kas mul on üldse oma arvamus, aga kindlasti sul on mingid unistused ja mingisugune võib-olla visioon, kuidas ideaalis võiks sinu, ma ei tea, karjääriteekond kujuneda või kuidas Eesti võiks edasi minna või üldse see sinu valdkond. Et kirjuta nendest unistustest ja kuidagi sellest, ma ei tea, nagu ilusast maailmast, mille jaoks sina töötad. Et seda võiks sisse tuua. Ma usun, et see on midagi, visioon on midagi, mida ettevõtjad ka väärtustavad. Ja. Mul on mõte ka, et võib-olla sul on seal kirjas, et aga just küsimus selle keskmise hinde ja selle osas, et selle kohta me saame ka päris palju küsimusi, et kui on statuudis nagu heade tulemustega, kelle jaoks on hea 4,2, 4,7, mõni ei ole võib-olla 5,0-ga ka rahul, tahaks 5,1 saada, on ju, siis on ettevõtteid ja toetajaid, kes ütlevad, et keskmine hinne on oluline, sest see näitab nagu järjepidevust ja ikka saavutusvajadust. Aga teised ütlevad, et keskmine hinne ei olegi nii oluline. Me tahame inimest näha, me tahame nähagi seda väga sisukat motivatsioonikirja või esseed. Ja kui sa vaatad statuudist, et seal on 3,5 ja sinu keskmine on, ma ei tea, 3,51, siis kindlasti kandideeri. Kui sa arvad, et näiteks, et kursakaaslane vasakul ja paremal, tegelikult et nad on paremad just nagu keskmise hinde baasil, siis võib-olla nende motivatsioon selle toetaja juurde näiteks mingisugust koostöömõtet ei ole nii kõrge, kui sinul on. Ja nemad kandideerivad, sina ei kandideeri. Tegelikult just sina oleksid võib-olla see õige kandidaat. On ju. Et siin jällegi tulen tagasi selle juurde, et ega lotot ei võida, kui piletit ei osta. No täpselt, ja see on, nagu sa tõidki välja, see on tööl ka, mind ei võeta tööle, kui ma ei kandideeri sinna. Täpselt. Ja ma ei tea, kes sinna kandideerivad, aga ma tean, et mina saan selle esimese sammu ära teha. Siia lõpetuseks kiiralt teen ka 3 süükest müüti ja siis 11 saab siis kinnitada või ümber lükata oma kogemuse põhjal. Aga Elinor, siis sinu pool esimene, et stipendiumit saada, ma pean olema tudengiaktivist. Lükkan ümber. Kiirelt ka, miks? Sest see on eelis võib-olla, aga ma ütleks, et üks on nagu nii-öelda see raamatutarkus, teine on siis tudengiaktivist, aga tudengiaktivism võib olla ka väljaspool ülikooli. Kõik sinu vabatahtlikud, isegi kui sa vanaisaga või isaga garaažis tinutad kokku ja ka tüdrukud võivad seda teha. Või kõik need tegevused tegelikult on olulised ja loevad, et lihtsalt kirjutage oma sellest nägemusest, unistustest ja oma nendest, mis sind nagu sütitab. See on hea. Aga Eliise, sina kes on motivatsioonikirju kirjutanud, siis kas ma võin AI-d kasutada? Palun ei. Ta midagi kirjutab valmis, aga lihtsalt seal ei ole sind ennast sees. Ja kas sa oled pärast uhke, kui sa oled saanud AI-ga kirjutatud motivatsioonikirja põhjal stipendiumi? Ma ei arva, et see nii on.
ärge kasutage. Ta võib muidugi algatuseks võib-olla mingeid ideid anda, et mõttelõng jooksma saada, selle jaoks võib kindlasti kasutada, aga idee ja teksti kokkukirjutus peaks ikkagi olema midagi, mis on sinu autoriteos või midagi sellist. Ja eriti ma tean, et ettevõtted aina rohkem jälgivad seda ja nad ise saavad ka juba aru, millal on see AI poolt tehtud või mitte. Nii et olge sellega alati ettevaatlikud. Ja võib-olla viimane, et kas ma pean ettevõttesse tööle minema, kui ma saan selle stipendiumi? Kui see on, tööle minek ei ole mitte üheski statuudis, kui on praktikakohustus või lõputöö, mingi töö näiteks ettevõttega, siis see peab olema statuudis nii-öelda mustvalgel kirjas või roosavalgel mustal, mis meil seal on ju. Et kui seda ei ole ja seal on pandudki, et võimalus teha ettevõttega koostööd, siis tegelikult ongi koostöös siis seal viimasel intervjuul või siis ma arvan, et ettevõte teeb mingid ettepanekud kindlasti, aga kui seda kohustust statuudis ei ole, siis see ei ole kohustus minna. Ja kui ettevõte ikkagi sulle ütleb, et aga sa said stipendiumi ja nüüd sa pead tulema, siis ole hea, tule meie jutule. Nagu päriselt. Väga head vastused, saime müüdid ka ümber lükatud, aga aitäh teile ja ma olen väga rõõmus, et te tulite siia ja jagasite enda kogemusi. Ma loodan, et nüüd inimeste arv võib-olla teie kahjuks küll tõuseb, aga et inimesed said julgustust, et peab selle esimese sammu tegema ja kandideerima ja vaadata siis, mis võimalused üldse TalTechi poolt pakutud on. Aga et kui sina soovid rohkem teada saada, pane lihtsalt Google'isse otsingusse või muusse mingi brauserisse TalTech arengufond ja sa kindlasti leiad lehed, asjad ja hoia lihtsalt silma peal. Ja juba kandideerimine algas, nii et võta lahti, vaata ja ära jäta seda viimasele minutile. Aga minu poolt, tšauki, tšau! Tšau, aitäh, Anna! Tšau!